See on vale, ma arvan, et need asjad, mida räägitakse, on kurjad, need on haiget tegevad, need kahjustavad Charlie Kirki pärandit, seda, kes ta mehena oli ja mille eest ta seisab. Ja ma mõistan hukka kõik, kes siin levitavad valesid, kui meil on ühemõttelised tõendid, mis tulid kohtus eelkuulamisel välja. Me paljastame Charlie Kirki tegeliku mõrvari. On ail. Me oleme kuude kaupa teinud põhjaliku ja detailset uurimistööd. See ei ole see, keda te täna arvate. Me arutame, kes tegelikult oli Charlie Kirki mõrva taga. Candace Owens. See on Ben Shapiro saade. Internet pöördub Candace Owensi vastu ja mina isiklikult naudin iga sekundit sellest, sest me teame, et see alatu taskuhäälingu tegija on teinud kõik endast oleneva, et mitte ainult muuta Charlie Kirki surm raha teenimise võimaluseks, vaid ka hävitada tema perekonda. Ja üldiselt tekitab ta nii palju kaost kui võimalik valetades jõhkralt. Ja kui oled seda kanalit algusest peale jälginud, siis tead, et oleme seda lugu põhjalikult kajastanud. Ja meie olime ühed esimestest, kes tulid välja ja ütlesid Candace'i kohta tõtt, aga teised ei olnud. Neil võttis aega, nad polnud kindlad ja nad kartsid, et Candace tuleb koos oma hullude jüngritega nende kallale. Seetõttu nad eriti ei öelnud midagi, aga nüüd on kõik muutunud. Inimestel on lihtsalt küllalt, eriti nüüd, kui käimas on Tyler Robinsoni eelmenetlus ja ta levitab täielikku jama ning hävitab Erika Kirki, mida on olnud valus vaadata. Meil on sellised inimesed nagu Ben Shapiro, kes lõi ilmselt ühe aegade parima monoloogi hävitades Candace Owensi. Meil on Brandon Tatum, kes on üks tema lähedasemaid sõpru ja kes tuli välja ning ütles, jah sõbrad, ma ei saa seda enam toetada. Sul on tõendid ja kinnitused Charlielt, et ta ei püüdnud Candace'it ohjata ega olnud tegelikult tema sõber. Ja sul on inimesi, kes tunnevad Candace'it minevikust ning tulevad välja lugudega tema kohta, mis panevad sul pea ringi käima. Ma mõtlen, kallid vaatajad, tere tulemast Pushback Today episoodi. See episood on väga suur. See on tohutu, sest me oleme oodanud, et internet lõpuks loobuks selle maniakaalse valetaja toetamisest, kes pole viimase aasta jooksul midagi muud teinud kui hävingut külvanud. Nii et tere tulemast Pushbacki. Mina olen teie saatejuht Meira ka. Kindlasti vajutage tellimise nuppu. Ja see on Brandon Tatum. Jällegi, neile, kes ei tea, tuletan meelde, et on Candace'i hea sõber. Kuulame, mida tal on öelda Piers Morgani saates. Ja ma küsiksin sinult sama küsimuse. Kas sa mõistaksid Candace Owensi hukka selle eest, mida ta on teinud? Jah, ma arvan, et see on lihtne hukka mõista. Ma mõistan hukka kõik, mida Candace ütleb, kui see on vale. Tead, ma tunnen teda isiklikult ja meil on temaga varsti plaanis vestlus selle üle, mis toimub, sest ma arvan, et talle oleks kasulik teada saada, mis on tõde. Kuidas need protsessid toimivad, kuidas uurimised toimivad, kuidas DNA tõendid töötavad. Ja inimesena, kes teda isiklikult tunneb, arvan ma, et minul ja teistel, kes teda tunnevad, on väga oluline temaga vestelda. Tead, ma ei arva, et on mõistlik iga päev tema nime sotsiaalmeedias karjuda. Erika ei tee seda. Turning Point ei tee seda. Charlie pole seda kunagi teinud, isegi kui ta ei olnud paljude Candace'i öeldud asjadega nõus. Ma arvan, et on oluline, et me astuksime täielikult välja selle vastu, mida räägitakse. Need on valed. Ma arvan, öeldud asjad on kurjad. Need on haiget tegevad. Need on vastuolus Charlie Kirki pärandiga. Sellega, kes ta mehena oli ja mille eest ta seisab. Ja ma mõistan hukka kõik, kes siin levitavad valesid, kui meil on olemas ühemõtteline tõendusmaterjal, mis tuli kohtus eelkuulamisel välja. Kui asi jõuab kohtusse, läheb asi veel hullemaks. Tõendeid tuleb veel juurde, tuleb rohkem tunnistajaid. Ja nii see ongi. Ja see härrasmees, kes on, ma arvan, minu kõrval, ma ei tea, kas publik näeb seda samamoodi nagu mina. Aga milline täielik narr istuda ja kahju rõõmu tunda ning kasutada võimalust öelda, ma olen erevil, et maga inimesed omavahel tülitsevad. Charlie arvelt, kes mõrvati lihtsalt sellepärast, et ta rääkis tõtt. Ta oli hea mees, ta oli hea isa. Ma tundsin teda isiklikult ja on häbiväärne, et me ei saa siin istuda ja lihtsalt vihkamist hukka mõista. Me peame minema ja näitama näpuga, et see on maga. See ei ole maga, see on narrus. See on hea tähelepanek, see on Brandon Tatumi hea tähelepanek. Midagi, mida Candace on suutnud teha, on muuta kogu selle asja sisetülideks. Selle asemel, et meenutada, mida Charlie kõige rohkem soovis, tuua inimesed kokku. Nüüd, rääkides Charlie'st ja Candace'ist, siis üks suur, tohutu, väga oluline punkt, mida Candace on algusest peale rõhutanud, oli see, et tema oli Charlie tõeline sõber. Pea meeles, et teda ei kutsutud Charlie ja Erika pulma, mis on veider, ja teda ei kutsutud ta suurele tseremooniale, mis korraldati pärast Charlie tapmist tema mälestuseks. Mitte miski sellest ei vasta tõele. Ta ei olnud tegelikult sõber. Ja tundub, et nende sõprus oli juba aastaid hääbunud, aga tema postitab ikka. Ei. Me olime tõesti kõige lähedasemad sõbrad. Mina olen Charlie tõeline kaitsja. Ja nüüd on Andrew Colvett just sõna võtnud selliseid postitusi ta teebki. Veel üks võitlus, Charlie. Ma võitlen. Ma ei karda neid teemoneid. Me võidame. Aga nüüd ütleb Andrew Colvett, kes on seotud Turning Point USA-ga, asju nagu Candace, sina ja Charlie ei olnud sõbrad. Tema juhtis sind. Ta hoidis asjad kerged ja viisakad, et sa organisatsiooni vastu ei pöörduks.
näita mulle tõestus tõelisest sõprusest tema elu viimase 12 kuu kohta viimase 18 kuu põhjal. Muidugi, ta ei suuda seda teha, aga Andrew ei hoia end tagasi ja toob tegelikult tõendid välja. Ja siin see ongi, mu sõbrad, kogu oma hiilguses. Ben Shapiro on kinnitatud. Jah, tubli töö. Kas me tahame graafiku ekraanile panna või hiljem näidata? Oota, ma pean Candace'i dünaamika selgeks tegema. See tähendab, et Charlie tunnistab siin, et ta peab lihtsalt välja mõtlema, kuidas kogu selle Candace Owensi asjaga toime tulla, sest nagu me nüüd näeme, on asi üsna selge. On väga halb sattuda Candace'iga pauksisse, sest ta on vihane ja ta hakkab sind ründama ning välja mõtlema hullumeelseid valesid. Ja kõik, kes on talle aastate jooksul ette jäänud, on seda tõenäoliselt kogenud. Inimesed kardavad Candace'ile vastata, sest nad on aru saanud, kui palju kahju ta teeb neile, kes julgevad tema vastu midagi öelda. Ja ma arvan, et see on üsna selge. Nüüd võiksid sa lõputult väita, et ei, see ei ole tõsi ja Charlie oli tõesti tema sõber. Aga ma arvan, et kui sa näed, mida Candace praegu teeb ja sul on natukenegi mõistust peas, siis saad aru, et võib-olla, lihtsalt võib-olla, oli tal tõesti vaja, et Charlie teda ohjaks. Ja asjaolu, et ta usub, et ta ei olnud talle tugevalt vastu, on sellepärast, et ta ei tahtnud, et Candace'i mõju tema ja tema organisatsiooni peale valla pääseks. Ja ma arvan, et see sõnum tõestab seda üsna selgelt. Ma mõtlen, ma pean Candace'iga seotud olukorra selgeks tegema, millise dünaamika. Me kõik teame täpselt, millist dünaamikat. Aga nagu Brandon ütles, ei ole siin eesmärk ainult sisetülidest rääkida. Tegelikult on eesmärk ümber lükata mõned asjad, mis toimuvad ja öelda välja, et see naine on hull. Ja Ben Shapiro on teinud, kui ma tohin öelda, suurepärast tööd, võttes läbi eri väiteid, mida Candace on esitanud ja näidates, kui valed need on. Ma soovitaksin teil kõigil tegelikult lihtsalt kogu episoodi vaadata, sest see on meistriteos ja me ei hakka tunni ajast materjali üle vaatama, aga ma tahan välja tuua ühe lühikese katkendi. See ongi see video, mis postitati. Täna on väga tähtis saade. Täna paljastame Charlie Kirki tegeliku mõrvari. On aeg. Nollu kui töötanud põhjaliku ja detailse uurimise kallal. See pole see, keda te arvate. Me hakkame arutama, kes tegelikult oli Charlie Kirki mõrva taga. Candace Owens. See on Ben Shapiro saade. Okei, see on ilmselgelt nali. Nad teevad selle üle nalja, eks? Me ei tahtnud sellest rääkida. Ei tahtnud, aga me oleme uurinud. Me oleme uurinud, tema on igast niidist, jälginud iga uurimisniini, et jõuda tõeni, mis tegelikult juhtus. Mis päriselt juhtus. Mis superpäriselt juhtus. Muide, kui sa ei jälgi, siis just nii räägibki Candace. Ja kui sul on vedanud, et sa pole pidanud viimasel ajal Candice't vaatama, siis hea sulle. Aga see ongi tema stiil. Nabu, me saime kõigest aru. Charlie Kirki mõrvaga 10. septembril 2025 aastal. Tegelikult algas lugu juba enne seda. 2025 aasta kevadel, kui Candace Owens, taskuhäälingu tegija, tema bränd sattus raskustesse. Prantsusmaa esimene leedi vaevastab ohtusse. Ta kaotas peavoolu sponsoreid, ta kaotas oma mõistuse, ta tülitses põhimõtteliselt kõigiga ja siis midagi muutus. Charlie Kirk tapeti. Sa mäletad 10. septembrit 2025. Tema Charlie Kirki pajastus aitas tal oma publiku uuesti üles ehitada ja viis kauba müüginumbrid rekordtasemele. Nii ta ise ütles, mitte mina, vaid tema ütles seda. Ja see muutis ta Ameerika suurima loo peategelaseks. Ma mõtlen, siin ta oligi selle aasta mais. Meil on kõik teen selle poole, et täna oleks meie veebilehe ajaloo suurim müügipäev. Me armastame teid selle eest, et te tegelikult ostate meie kaupa lihtsalt selleks, et kiusu teha neile, kes kutsusid üles meie kauba boikoteerimisele. Tuletan meelde, et Candice on see, kes pilkas Erika Kooki selle eest, et ta rääkis, kui hästi Turning Point USA kaup müüb. Nüüd üks Erika Kooki video oleks väga viraalseks neile, kes teda ei jälgi. Ja muidugi, me ei pea sellest tegelikult rääkima, aga me siiski räägime. Video oleks viraalseks vaid paar päeva pärast Charlie Kooki surma, kus Erika Kook tegi otse ülekannet koos Turning Point USA-ga ja ta ütles, et meie kaup müüb paremini kui kunagi varem. Ja inimesed olid nagu, kuidas ta saab rääkida kaubast kohe pärast surma. Ja kui sa tegelikult sellele mõtled, siis saad aru, et kaup tähendab Erika jaoks palju enamat. See sümboliseerib liikumist, mida Turning Point USA esindas, kristluse toomist tagasi Ameerika noorte sekka. Ja seega, kui üha rohkem inimesi seda tähistab, kaupa ostab ja uhkusega kannab, siis uskus ta, et Charlie oleks seda toetanud. Nii et on täiesti loogiline, et ta seal ütleb, wow, see pole kunagi olnud raha pärast. See ei ole raha pärast. Erika Kirk saab hakkama. Rikkad inimesed hoolitsevad tema eest kogu ülejäänud elu, kui Charlie poleks juba piisavalt raha teeninud. See pole kunagi olnud raha pärast. See oli tema viis tähistada missiooni, mille tava Charlie seisis. Aga muidugi, Candice ei hooli sellest üldse. Candice uhkus oma enda kauba üle ei ole seotud tema missiooniga, see on lihtsalt kontrollimise küsimus. Ja sa pead jälgima, kuidas raha on struktureeritud. Sa pead seda jälgima. Sa pead jälgima. Lihtsalt jälgi seda. Okei, selle kajastuse tuud ei lähe inimesele. Need liiguvad läbi ettevõtete võrgustiku nagu Candace Owens LLC. Okei, me ei hakka laskuma detailidesse, millest ta räägib. Ta abielus. Sa juba tead, kui imelik Candice on. Ja me räägime kohe ka sellest, kui veider tema abielu on. Aga ma tahan, et sa kuulaksid seda lugu, mida keegi räägib Candicest vanast ajast. Ja vaatame seda natuke kiiremini kui tavaliselt. Ma mõtlesin, et tahan lihtsalt, et ta teaks, et kui sul on midagi vaja, siis ma olen selle läbi teinud. See on kole, ma olen hea meelega abiks või mis iganes. Ja ma tegin seda ka Candicega ja kõik oli korras, meil oli tore vestlus.
ja siis umbes 6 nädalat hiljem tundsin ma lihtsalt, et pean talle helistama ja uurima, kuidas tal läheb. Sa ütlesid midagi, mis minu arvates on täiesti tõsi. Kui oled veetnud natuke aega Candisega, siis tead, et ta on erakordne. Ma mõtlen, ta lihtsalt õhkab karismat, ta on sõnaosav, ta on intelligentne, ta on ilus, ta on nagu täielik pakett saatejuhina. Ja ma teadsin, et temast saab väga kuulus, nii et ma helistasin talle ja küsisin lihtsalt, kuidas läheb. Ja ta oli aus ning ütles, et tead, mitte eriti hästi. Ma küsisin, mis toimub. Ja ta rääkis mulle, et on lihtsalt raske, mul on raske hakkama saada. Ja ma ütlesin, et see on selline lakmuspaberi küsimus alustajatele, mis juhtuks, kui su auto homme katki läheks. Ja Candis ütles mulle, et siis oleks mul tõsine jama, ma ei saaks hakkama, ma ei suudaks seda endale lubada, ma ei suudaks autoremonti maksta. Ta ütles, et tegelikult on mu praegu ref tühi, ma ei saa seda parandada, ma päriselt ei saa. Nii et siin ta ongi, ta saab kuulsaks, reisib ringi ja räägib TP USA nimel, aga praktiliselt ei teeni üldse raha. Ta ei saa isegi oma auto refi korda teha. Ja siis ma pakkusin talle abi, hakkasin talle maksma. See on lugu, mida ma pole kunagi avalikult rääkinud. Ja ma lihtsalt küsisin, mida sul on vaja, et ellu jääda. Ja ta ütles, et talle makstakse $1600 kuus. Mu üür on sellest suurem, ma jälgin oma YouTube'i kanalit, et sealt tulu saada. Kui palju see vaja on? Ja ta ütles, et tal on ellujäämiseks vaja umbes $1000 kuus. Ja ma ütlesin, et okei, mille eest? Ja ta küsis sealt tee seda, mida sa juba teed, sest ta oli erakordne. Ja lihtsalt tead, me saime seda oma mittetulundusühingust lubada. Ma panin ta eelarvesse. Muide, rohkem inimesi peaks seda tegema. Kui leiad inimesi, kes teevad head tööd, peaksid proovima neid rahaliselt toetada, sest sul pole aimugi, kui palju pingutust ja tööd kulub selleks, et internetis head teha ja kui vähe rahalist toetust selle kõige taga tegelikult on. Sa oleksid üllatunud. Hakkasin talle maksma ja mingil hetkel küsis ta, kas ma tahan, et ta toetaks konventsiooni abistamist. Ma ütlesin, sa tahad, siis võid, aga see pole põhjus, miks ma seda teen. Ma teen seda, sest sa oled andekas, sa oled oluline, ma arvan, et sinust saab kuulus inimene ja sa teed suuri asju. Ma lihtsalt tahan aidata. Nii et ma maksin talle. Ma ei mäleta täpselt, kas see oli kuu või 2, see oli suhteliselt lühike aeg. Ja ühel päeval sain temalt sõnumi, mis oli kõige õelam sõnum, mida ma oma elus kunagi kelleltki saanud olen. See lõikas mind otse südamesse. Ta ütles midagi sellist. Ma ei usu, et sa oled see, kellena end esitad. Ma ei usu, et sa oled siiras. Ära kunagi enam minuga räägi. Ja ausalt öeldes sinu näoilme on täpselt sama, mis mul oli. Lihtsalt täiesti ootamatult nagu mis asja. Nullist me polnud isegi vestelnud ja ma põhimõtteliselt ütlesin, et mida kuradit sa räägid. Ja tema vastas, kas ma ei olnud piisavalt selge. Ma ei taha sinuga enam kunagi rääkida. Kustuta mu number. Ja ma ütlesin, et sa oled täiesti hull. Ma ei saa üldse aru, mis see kõik on. Ja see oligi viimane kord, kui ma Candisega rääkisin, eks. Aga see oli minu esimene tõend, et ta on selgeltnägija. Ja selle loo järg on see, et palju aastaid hiljem ma tundsin Charliet rohkem seltskondlikult kui poliitiliselt. Me käisime koos jahil. Ja nii me käisime faasani ja kalapüügiretkedel. Ma olin temaga faasani jahil, kui Candace'il oli see suur tüli Kanyeega. Mäletad, ta ütles, et Kanye kujundas Blizziti logo ja tema ütles ei. Nii et see kõik läks suureks skandaaliks. Charlie on teinud temast oma kommunikatsioonijuhi. Me oleme sellel jahil, Charlie on seal, ta on pidevalt telefonis. Ta tuleb minu juurde ja ütleb midagi väga veidrat. Ta ütleb, ma arvan, et olen sulle vabanduse võlgu. Ma ei ole vähemalt minu teada solvunud millegi peale, mida sa teinud oled. Ta ütleb, sa ei tea, ei tea. Okei, sa ei pea mulle vabandust võlgnema, kõik on korras. Ja ma küsisin temalt natuke hiljem, ma olin nagu, ma ei tea, mis see kõik oli, aga mul on üks küsimus. Ma sain Candace'ilt väga veidra sõnumi. See oli lihtsalt kõige õelam sõnum, mis ma kunagi saanud olen. Ma lihtsalt proovisin teda aidata. Ja ta osutus oma telefonile ja ütles, mõned inimesed ei muutu kunagi. Ja see oli minu jaoks nagu mingi läbiv joon, eks. Ma nägin, et ma ei tea, mis ta Charliega toimub, aga see on halb ja ta on õel. Ta oli minu vastu halb ja õel. Siis läheb ta Praga Ruusse. Ja ma proovisin Praga Ruu inimestele kuidagi hoiatada, nagu ma ei saa täpselt öelda, mis juhtuma hakkab, aga ilmselt ei tule midagi head. Ta lahkub Praga Ruust. Praga Ruu inimesed ütlevad mulle, et see oli päris kole. Lõpuks jõuab ta Daily Wire'i. Ma mõtlen, jumal küll, mu sõbrad TTW's. See on nii halb. Loomulikult lähebki halvasti. Selles päevas, kui ma teda kohtasin, on olnud läbiv joon, et ta on õel ja psühhootiline inimene. Ma mõtlen, see on päris süüstav, see on päris halb. Aga asi pole ainult selles, et ta on hull nende inimeste suhtes, kellega ta töötab. Kuulame seda lugu. Kui juba kahtlusest rääkida, siis ta abiellus loos, mis on ilmselt kõigi aegade kõige veidram armastuslugu. Ta kohtus oma abikaasa George'iga ja vaevu tunnistada ja siis nad lihtsalt abiellusid. See on skeem, okei. Me ei ole lollid, okei. Me ei ole lollid. See on operatsioon. Väidetamad, osales Candace rahvarohkel õhtusöögil, kus oli umbes 30 inimest. Tahad arvata, kes veel istus täpselt sama laua taga? Charlie Kirk, kas see on juhus? Ta oli seal, kui ta kohtus oma abikaasada. Just selle samal üritusel kohtus ta George Farmeriga, kes oli jõuka Briti toorist lordi, Lord Michael Farmeri poeg. Siin kirjeldab Candace seda koos oma abikaasa George'iga. Ma istusin sinu kõrval ja sa sisuliselt ei öelnud mulle midagi. Õige. Ma tegin seda, mida olen viimased 6 aastat teinud. Ma lihtsalt ei öelnud midagi. Ja see töötas. Töötab. Täiesti töötas. Ja siis abiellusin minuga. Nii et mul pole aimugi miks. Jah, 18 päeva hiljem ja me kihlusime. See on veider lugu. Ja ma arvan, et enamik inimesi saab aru, et tõenäoliselt üritas ta mingil määral, ma ei tea, oma murtud südamest taastuda, sest Charlie ei tahtnud temaga abielluda. Ta abiellus kellegagi, kes oli valge, nägi tema moodi välja, jõuka tüüpi. Ma mõtlen, pole üllatav, et ta oli ilmselgelt uskumatult armukaade Erika Kuki peale ja see ongi kogu selle loo taust. Aga ma arvan, et peamine põhjus, miks me peaksime Candace'it ründama, on see, et proovida tema vaese mehe eest hoolitseda. Kas sa kujutad ette, et oled abielus kellegagi nagu tema? Oi poisid, see pole lõbus, üldse mitte lõbus. Aga vot, nii ondi kallid.
nagu ma ütlesin, sul on Ben, sul on Brandon, sul on Jeremy Boringu saade, sul on Andrew Koval, see kõik toimub. Tõendid lihtsalt kogunevad, kuhjuvad ja kuhjuvad, aga sul pole tõendeid vajagi. Sul on vaja ainult silmi, et näha, mida see naine on teinud, kelleks ta on muutunud ja kui ohtlik see on. Igatahes, tere tulemast vastuseisule. Aitäh, et oled siin ja aitäh, et pühendasid sellele oma aega.